Et nüüd on meil see ilusti läinud hääletamisele ning siin selles keskkonna avalikus vaates on see liikunud siit tulevikus siin käimasolevate alla, sest siin nendes käimasolev hääletamine on avanud meil. Ja kui ma siin seda siis nüüd vaatan, siis ma näen, et hääletamine on avatud, aega jäänud. Kandidaadid on meil siin samal päev Andersel ja mis siis juhtub, kui ma näitan, kuidas ma siin hääletan, see on siis kasutaja, kes tuleb siis hääletama. Aha, ei ela hääletuse, huvitav see testkasutaja, nojah, miski on siin oota, aga teeme siis seda, et võtame selle testkasutaja. Tema mõttes testkasutaja ja paneme niimoodi, et muudame seda, saame siin ka hääle kanda. Seaded hääletamine nimekirja alusel, hääletamine isikukoodide lisaisikukood, lisan siia selle isikukoodi, kui juures isikukoodi kontroll ka, ta ütleb, et see on vale isikukood, nii, see on see õige isikukood. Testimise jaoks, nii, salvesta. Et ma olen siin selles keskkonnas ja peaks saama hääletada, jah. On registreeritud. Ja sellise teade tuleb siis kontrollimise link. Töötakse, siin on natukene aega, läheb aega ja siis tuleb siia see kinnitus, et sellega läheb natukene aega. Kes siin seda testib, saab siis ise näha, mis teade siin siis kasutajale kuvatakse. Niimoodi see siis on see hääletamine, kui ma tahan ümber hääletada, siis ma saan ka seda teha ja siin on praegu siis lubatud kasutaja kohta üks hääl. Kui see siin muuta, 2 häält, siis ma saan hääletada mõlema kandidaadi poolt. Sellised hääletused on ka võimalik, kus saab siis hääletada hääleta, jah, kui ta toimib. Niimoodi, see on siis selline see lõppkasutaja vaade, kuidas neid kandidaate siin kaasaval eelarvel neid ideid lisada, kandidaate lisada, mida admin siis hääletuse korraldaja tegema peab, et need kandidaadid siis hääletusele suunata ja kuidas käib siis see hääletamine.